Kui sa hakkad jõusaalis käima, siis kükiliigutus on üks liigutus, mis sul suure tõenäosusega seal treeningkavas sees on. Ja kükiliigutust saame me teha igast erinevate harjutustega, et sa ei pea kohe minema sinna suurde puuri kohe endal suurt kangi selja peale panema ja kangiga kükki tegema. Mõne inimese jaoks on võib-olla keharaskusega kükki natukene raske. Kui sinu jaoks on näiteks keharaskusega kükk juba natukene imelik, ebastabiilne, siis kõigepealt võid sa alustada näiteks üldse mingi pingiga kükki, kus sa näiteks istud kuskile pingi peale, puudutad selle õrnalt ära, tõused ülesse. Oletame, et see muutub sul juba väga lihtsaks, jõuad juba keharaskusega näiteks 15 kükki ära teha, siis järgmine samm võib olla hoopis võtta antel ja teha antliga kükki. Mõlemad nii antli kui kangiga kükid on väga efektiivsed, lihtsalt need on erinevad viisid, kuidas laadida seda harjutust. Antliga kükkide jaoks on mitu erinevat varianti, üks on hoida seda antlit siin ees, nii-öelda goblet squat, see on väga lihtne, ei nõua mingit väga tehnilist skilli, üritad enam-vähem lihtsalt püsti püsida, mitte vajuda liiga ette, mitte lasta antlil liiga kaugele endast minna ja ilmselt pead lihtsalt jalad natukene õlgadest laiemaks panema, et sul küünalnukid mahuksid ilusti siia jalgade vahel ära. Kükid nii sügavale, kui mugavalt saad ja siis surud üles tagasi. Üks miinus mingi aja peale tekib antliga kükiga see, et kui sa juba näiteks 50 kiloga kükki jõuad teha, siis 50 kilost antlit on päris raske siin ees hoida. Siis ongi kas panna 2 antlit endale turjale ja teha niimoodi mingi maa pealt, kui käed ära väsivad, või siis teine variant ongi siis liikuda üle, kas siis kangiga küki peale või siis mingisuguste erinevate kükimasinate peale, mis sul jõusaalis saadaval on. Edu sõbrad!